Ilusat reedest päeva, kallid televaatajad. Te vaatate TV6 ja Võidustuudiot. Meie selle nädala viimane saade siis tõepoolest Võidustuudiot. Sinul võimalus võita raha. Enne kui mängu peale käime, tutvume ka reeglitega. Kindla peale pead olema 18 aasta võrra vähemalt noor või vana. Pidama ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia poole maksab 2 eurot ja 50 senti. Ka siis, kui siin stuudioliinile ei valita ja keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Sinul on võimalus võita 100 eurot. Liinilt 9-0-0-10-20. Selle all on aga ka mängureegleid. Terve saate ja kui jookseb nüüd seal ja kõige paremini on kõigest lahti seletatud meie veebilehel, milleks on www.voidustuudio.ee. Nii, nüüd on siis tähed on siin. Võtame sarnase mängu siis jälle kätte ja hakkame mängima valged tähed. Ja nendest tähtedest on tarvis siis mingi loomariigi esindaja kokku saada. Selle võrra teame, et ainult neid tähti võime kasutada, kas või korduvalt, aga peaasi, et on õige vastus kätte saadud ainult neid tähti kasutades. Mingi õige vastus, mingi loomariigi esindaja on siis ümbrikus senikaua peidus, kui sina mulle ette reedad selle siia Võidustuudiosse. Mis on küll see õige vastus? Huvitav. Paku aga julgelt välja oma esimene vastus. Ole meie selle nädala viimase saate esimene helistaja. Reede on käes ja nädalavahetuseks küll 100 euroga midagi peale kindlasti hakkaksid. Vähemalt mõelda, mida sellega teha. Oi, mis asja minu juustega toimub. 100 eurot selle võrra on tõepoolest seal. Vastus on ekraanil olemas. Ümbrikus on ta peidus muidugi, aga saad kätte. Kasuta neid tähti. Ainult neid tähti. 9-0-0-10-20 on meie Võidustuudio liininumber. Kes küll esimesena saab mängu käima, kes ütleb, mis küll võiks olla see õige vastus. Vastused kirjutan siis kõik tahvlile. Aga kõige meelsam on ikkagi sooviksin õige vastuse kohe peatselt siia saada, kuna 100 eurot kena summa teine ja tarvis oleks seda lennutada sinu poole teele, aga kui oled täisealine, siis mõtle, kas soovid seda enda omaks saada. Kui jah, ja vastus on ka teada. Mingi loomariigi esindaja, vähemalt üks on seal peidus. Ootan esimest kõnet. Mis küll võiks olla seal ümbrikus peidus, tahaks näha, aga ei näe. Aga ekraanil on ju vastus olemas. Huvitav, mis? Viimane saade see nädal, kallid televaatajad. Nüüd tasub tegutseda, kui soovite jahile kaasa haarata 9-0-0-10-20, siis tegutsege. Minul käib see päike siin nii silma, et sillerdab laus hakkab silmedes valutama, aga 100 eurot sinule, kes ütleb õige vastuse. Telefoniliini number on olemas ja sinul on vanus 18 aasta võrra kindlasti. Tassin selle siia poole niimoodi. Võtsin juba lähemale, et saan ümbrikut lahti teha. Ütle mulle ka ainult vastus ette. Mis küll on seal ümbrikus peidus? Mingi loomariigi esindaja. Neid tähti kasutades, ainult neid tähti kasutades on siis võimalik see kokku saada. Julgeta ka stuudioliinile, kes ees see mees, nii öeldakse. Oled sa naine või mees, see ei oma tähendust, aga peaasi, et on õige vastus olemas. Vähemalt mingi loomariigi esindaja. Kas tõesti kellelgi ei paku huvi 100 eurot? Marker on käes. Öelge mulle vastuseid. Öelge mulle palun vastuseid. Mis leidub sealt, mis loomariigi esindaja? See taevas sillerdab nii säravalt seal otsa. 9-0-0-10-20. Kes küll helistaks, kes küll oleks esimene helistaja? Ma ei ole nii vaikset päeva veel näinud kui see. Tänane päev on, nii oli hommik, nüüd on ka nüüd. Linnid on nii vaikseks jäänud ühe päevaga, et mis toimub, kallid televaatajad? Kus te kadusite? 9-0-0-10-20 ootab teid. Siin on stuudios igav üksinda. Üks vastus. Saaksin kriipseldada või veel meelsamini ümbriku lahti teha. See oleks kõige parem. Mida kriipseldan? Hallo, ilusat päeva teile. Mis on meie õige vastus täna? Zebra. Vabandust, korrake. Zebra pakutakse välja. Zebra on kahjuks vale vastus täna ka. Väga hea pakkumine, triibuline loom. Zebra kirjutame siis
huvitav on ta 2-ga vist. No igatahes, tahvlid on 1-ga praegu. Ma ei olegi kindel, on ta 1 või 2-ga. Aga zebra ta ei olnud ükstapuha, mis mingi muu loomariigi esindaja sealt välja saab võlutud sinule. Mis võluvad sinu silmad sealt välja? Ütle ka julgelt, 100 eurot on väärt õige vastus. Ärge olge kallid televaatajad nii vaikselt täna. Kas on kõik juba suvilatesse ära läinud või mis toimub? Aga see tähendab seda, et liinid on vaiksed ja sinul on paremad võimalused liinile saada. 9.00, 10.20. 130 eurot soovin laekuma auhinna fondi. Kergitame seda keskmist numbrit siit. 130 saab sinna võlutud. See on sinu päralt. Ütle aga julgelt mulle vastus, mis võiks olla õige vastus. Ümbrikus olemas. Mingi muu peale zebra. Mingi muu seal on. Tähed on sul siin. Silm ees. Seal nad on. Huvitav. Kes otsib, see leiab. Üks vastus on tarvis ja see üks vastus on võib-olla just see, mida meie täna otsime. Kui sina leidsid sealt ühe ülesse, siis see võib olla ju, et see on just see, mis on seal olemas. Hallo, kes on meie teiseks helistajaks täna? Mina olen Mervil. Ja mis on õige vastus ümbrikus olemas, mida te pakute? Jõehõbu. Jõehõbu, kas ma kuulsin õigesti? Ma arvan, et see niimoodi välja paistis. No nii, väga suur aitäh teile selle vastuses. Kontrollime kohe üle, kas see oli jõehobu. Teeme nii. Jõehobu. Ei olnud kahjuks jõehobu. Kirjutame küll, aga aitäh vastuse eest. Ja jõehobu kirjutame siis tahvlile. Ei ole ta jõehobu ega ei ole zebra. Mingi muu on veel peidus seal. Mis peidab ennast nendes tähtedes? Tegelikult on tul silm ees. Ja 150 eurot on ka kohe peatselt sinu silm ees, kuna me pressime raha juurde sinna. Sinna saab laekuma 150 eurot. Kena summa teine. Aga vastust oleks tarvis. Üks õige vastus on seal ümbrikus olemas ja sooviksin selle lahti teha. Esmalt on tarvis mingi vastus leida sealt. Hallo, ilusat reedest päeva teile. Kes olete teie ja mis on teie pakkumine? Leopard. Kontrollime kohe üle, kas on leopard. Ei olnud kahjuks leopard, aga tahvlile kirjutame küll. Hea pakkumine, aitäh selle eest. Aga kallid televaatajad, 180 eurot saab laekuma auhinna fondi. Super. Imeilus summa sai sinna võlutud. Hurraa, sealt on sinu päralt 180 eurot. Kes ütleb mulle selle õige vastus ümbriku? Mis küll võiks peita ennast seal? Mingi loomariigi esindaja ta on, selle võrra me teame. 180 eurot on laekunud sinna, seda me teame ka. Ja 18 aastat nõuame sinult vähemalt vanust. See on reegel number 1. Alati meie mängudega. Ja mängureeglitega tasub ka tutvuda. Veebilehel on kõige paremini kõigest lahti seletatud nii mängureeglitest kui ka raha väljajagamisest kõigest. www.voidustuudio.ee ja hallo, ilusat reedet sinna ka. Nädalavahetus on algamas ja teil on mingi vastus leitud arvatavasti. Ja. No, laske. Ma pakun rebane. Rebane? Kas on? Ja. Rebane ei olnud kriimsilm rebane seekord. Ei, kriimsilm oli hoopis hunt, aga ei olnud rebane. Rebane jõudis aga tahvlile, see tähendab seda, et tahvlil on nüüd siis kõik valed vastused. Ühesõnaga loomad, mis leiduvad küll nendest tähtedest, aga osutusid valedeks vastusteks ja selle puhul kirjutanud tahvlile, teie ei peaks neid korduvalt kasutama. Zebra, jõehobu, leopard ja rebane. Hallo, ilusat reedet teile sinna. Kes seal helistab nädalavahetuse eel? Mis on pakkumine ka? Karmen helistab Tallinnast. Karmen helistab Tallinnast. Ja mis on pakkumine teil? Kobras, kontrollime kohe üle, kas on kobras. Kas on kobras? Ei olnud kahjuks kobras, aga kobras siis jõuab. Tahvlil ikka, oi, nii suurte tähtedega. 200 eurot saab laekuma auhinna fondi, kuna see on ümmargusem, kenam ja priskem summa selle puhul. Käime välja 200 eurot, siis kui sul on õige vastus, vastu tasuks öelda mulle. 200 eurot, seal ta on, tõepoolest sinu päralt, tõepoolest seal ta on ja endiselt on ka see loomariigi esindaja seal peidus. Mis on küll see loomariigi esindaja, mis peidab ennast seal? Huvitav. Ei ole ta vähemalt zebra mitte, ega jõehobu, leopard, rebane ega kobras ka mitte. Üks loomariigi esindaja vähemalt peidab ennast seal, sinu töö on üles otsida. Ja sa saad sellega hakkama.
Kui 200 eurot pakub huvi ja sul on 18 aasta võrra vähemalt panust ja tead, et tegu on tasulise numbriga, siis võta ka telefon kätte ja vali kiirelt välja 901020. Kui sul on vastus olemas, mingi loomariigi esindaja, neid tähti kasutades, ainult neid tähti, kas või korduvalt. Hallo, kes on seal pool liini, kes on leidnud mingi vastuse juba? Tere, Maris. Maris, tervist teile sinna ja mis on teie pakkumine? Pakuks hobune. Hobune, ilus loom, tark loom, kontrollime üle, kas on hobune. Ei olnud kahjuks hobune, aga hea vastus. Aitäh selle eest. Hobune. Zebra, jõehobu, leopard, rebane, kobras ja hobune. Ärge neid pakuga ka mingi muu. Neid tähti kasutades tasub üles otsida. Tõstame veel kord. 230 eurot saab laekuma siia keskmist summat. Järjekordsed numbrid kisun üles poole, sikutasin 230 euro võrra, sai sinna nüüd laekuma. See on sinu päralt. Mis on aga see loomariigi esindaja, mis peidab siiamaani ennast õige vastusümbrikus? See tasub ära arvata. Arva ära, kasuta ainult neid tähti siis. Leiadki üles sealt. Hallo, ma teadsin, et keegi helistab seal. Tervist, kes teie olete ja mis on teie pakkumine? Tere, mina pakun Simpson. Vabandust? Simpson. Korrake palun uuesti. Simpson. Ma arvan küll. Simpson. Multifilmi tegelane Simpson. Absoluutselt. Simpson on ju kallis televaataja, Simpson on multifilmi tegelane, aga me ei otsime täna. Aga ta on loom. No ma seda küll, aitäh arvsa pakkumise eest, äratasid meie saate vähemalt kenasti ja jätkame nalja samal moel, aga õiget vastust. Ainult õige vastuse puhul saan 230 eurot välja käia, aga nalja võib alati visata, see mulle meeldib, aitäh hea nalja eest. Simpson, ma ei hakka seda tahvlile kirjutama, kuna segab seal natukene, aga hea pakkumine. Aitäh veel kord, mulle meeldis. Jätkame, aga õige vastuse otsimist. Seal on peidus mingi muu peale Simpsoni. Mingi muu. Ärme siis multifilmi tegelase otsi. Muidugi te võite, kallid televaatajad, teha oma rahaga, mis tahate, aga pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga. 2 eurot ja 50 senti maksab iga registreeritud kõne siia poole ja selle puhul soovitan muidugi õiget vastust, aga ütlete, mis soovite. Ilusat päeva teile sinna, hallo. Kes reede puhul välja pakub, mida pakub? Ämblik. Huvitav, hea pakkumine, mulle meeldis. Kontrollime üle. Ei olnud kahjuks ämblik, aga mulle meeldis, kuidas laiemalt mõeldakse. Kirjutame ämblik. Seekord ei olnud siis ämblik mees. Ämblik. Tähtsad tegelased ämblikud muideks. Mõelge, kui tuppa jõuab mingi puuk. Ämblik võib selle ära süüa. Sellepärast mina hoian oma ämblikud mõlemat pool voodit alles. Las nad elagu seal rahus. Hallo, ilusat reedest päeva teile sinna. Kes on meie TV6 võidustuudio helistaja? Robert pakub tiiger. Robert pakub tiiger välja, kontrollime kohe üle, kas on tiiger seal ümbrikus peidus. Tiiger, kontrollime. Ei olnud kahjuks tiiger, aga kirjutame tiiger tahvlile. Tiiger jõudis ka tahvlile, ei olnud ka tiiger. Ärge siis kallid televaatajad 250 euro nime lapsakat tehke, 250 eurot. Vaadake, et on ainult neid tähti kasutades, siis see õige vastus leitud. Ja õige vastus on peidus seal, mis on 250 eurot väärt ja vähemalt teame seda, et ta ei ole tiiger, ämblik, hopp, põõr. Hallo, ilusat reedet teile ka sinna. Kes olete teie, mis on teie pakkumine, mis on ümbrikus peidus? Tere, ma pakuks kaljukits. Kaljukits. Ilus loom, kontrollime üle, kas on õige vastus. Kahjuks ei olnud kaljukits, aga väga hea pakkumine. Väga hea pakkumine. No kirjutame sinna lühimaid neid, siis kirjutame siia kaljukits, niimoodi. Nüüd hakkame väiksemalt kirjutama, kuna kaljukits. Mina hakkasin ühe tähe peaaegu kirjutasin valesti, aga ei, läks õigesti. 250 eurot. Näeme õigesti, see vilgub endiselt seal. 4. aprill, püüa ta kinni. Võta endale. Hallo, ilusat reedet. Mis on teie pakkumine, kes olete teie? Tere, ma pakuks Ilves. Ilves pakutakse välja, kontrollime üle, kas on Ilves. Ei olnud. Suured ilusad käpad on küll Ilves. Ilves ei olnud ka. Ärme siis ütle, zebra, jõehobu,
leopard, rebane, kobras, hobune, ilves, ämblik, tiiger ega kaljukits. Ükstapuha mis muu. Neid tähti kasutades ainult neid tähti. Kas või korduvalt. Mingi loomariigi esindaja on endiselt õige vastus ümbrikus peidus. 250 eurot on ta väärt. Tasub helistada, kui on mingi vastus leitud. Mingi loomariigi esindaja. Viimasena pakuti siis välja ilves vist. Hallo, keegi on seal. Hallo, tere päevast. Kes on seal pool liini seekord? Tere päevast. Ja pakkumine on leitud ka. Ilves või? Ilves pakuti just välja. Ilves pakuti just ette, kahjuks just jõudis tahvlil Ilves, nii et nüüd uus proov, aga aitäh kõne eest. Jälgige. Ja muideks vahest ma ei kirjuta, kui mul jääb siia natuke rohkem ruumis, ma kirjutan vahest siia poole, et vahest tasub vaadata ka üle viimased sõnad siit poolt, et kui nüüd eelmine televaataja vaatas ainult alumist rivi, siis igatahes 300 eurot saab laekuma auhinnafondi, kena motivatsioon teile sinna. Piu-pau, 300 eurot sai võlutud sinu päralt. Mis küll on see loomariigi esindaja, mis peidab siiamaani ennast seal nendes tähtedes, siiamaani ta peidab ennast siin ümbrikus. Ütle aga mulle ette see loomariigi esindaja, siis saan üles kirjutada ja mitte üles kirjutada, ma ei taha üles kirjutada, ma tahan ümbriku lahti teha selle vastuse puhul. Sinu vastuse puhul soovin ümbriku lahti teha, kuna see tähendab seda, et 300 eurot saaks sinu poole liikuma saata. Lausa lennutades. Mis on küll see meie vastus? 300 eurot tilgub. Anname teile väikest abi, kallid televaatajad. Võtan punase markeri kätte. Ja. Vaadake, kallid televaatajad, mis toimub ekraanil. Kirjutame esimese tähe siia. Nii, K-täht ja pikk kriips. Ei oska öelda, kui mitu tähte seal on, aga selle võrra reetis produktsioon meil ette, et K-tähega algab sel loomariigi esindaja, mis on ümbrikus peidus. Pikk kriips, mis tähti sinna tuleb, kui palju, ei oska öelda, aga seda ma tean, et neid tähti kasutades leiad sina selle üles. Sinu töö on see siia liini pidi ette öelda mulle võidustuudiosse, otse-eetrisse. 9.00.10.20 tasub kohe välja valida, kui oled leidnud mingi K-tähega loomariigi esindaja, mis ei ole kobras ega kaljukits. Kobras ja kaljukits on ainukesed K-tähega algavad loomariigi esindajad, mis on jõudnud siia võidustuudiosse selle saate jooksul ja need osutusid valedeks vastusteks. Aga mingi muu K-tähega algav loomariigi esindaja peidab ennast siiamaani seal, kes leiab üles, kes küll otsib ja kes küll leiab. Ja kas liinile ka saab mulle vastusega. Kui saad liinile esimesena koos õige vastusega, 300 eurot lennutan sinu poole teele koos väga ilusa kevadise päiksega. Mis küll on seal peidus? K-tähega algav. Kobras, ära ütle, ega kaljukits. Kaljukits ja kobras, neid ei tasu öelda. Kaljukits ja kobras on ette öeldud ja nende eest raha välja käi kindlasti, kuna need ei ole seal ümbrikus. See on kindel, aga see on ka kindel, et mingi K-tähega loomariigi esindaja peidab ennast seal nendes tähtedes. Hallo, ilusat peaaegu nädalavahetust juba teile sinna. Kes olete teie ja mis on teie pakkumine? Tervist, helistan Tallinnast. Tallinnast tuleb meile nüüd pakkumine. Pakuks kaamel. Kaamel on K-tähega olemas, vähemalt kontrollime üle, kas on kaamel. Kas on kaamel, kontrollime üle. Ei olnud kahjuks kaamel, aga kirjutame kaamel ülesse. Aga aitäh pakkumise eest ja prooviga ka uuesti. Kaamel. Nii, aga vähemalt algab seda K-tähega ja nii on kaljukits, kaamel ja kobras, siis on mängust väljas. Üheksa 0.10.20. Mina ootan kallid televaatajad teid siia liinile. Valige välja kas või korduvalt, aga pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga. Kes küll jõuab liinile järgmisena ja mis vastusega? Kas läheb vastus täppi? Kui läheb, 300 eurot lennutan suurima hea meelega ja soovin sulle rõõsat ja roosat reedet.
kuna selline saab olema kellegi reede, kuna unistuse jaoks seemneid lendab 300 euro võrra sinu poole. Mõtle siis nädalavahetusel, mis sellega kevadel peale hakata, aga vastust oleks tarvis. Õiget vastust. Õige vastus ümbrik on tarvis lahti teha. Tähed on silmees, vastus on silmees, aga tähed on sikri-mikri. Hallo, ilusat päeva teile sinna. Mis on meie vastus ja kes olete teie? Kiil. Vabandust, pakku korrake palun. Kiil. Kiil. Kontrollime üle, kas on kiil. Kontrollime, K-tähega algab, kenasti pakutud. Ei olnud kahjuks kiil, aga väga hea pakkumine. Mulle väga meeldis kiil ja üldse kiilid on ilusad. Suvel neid ikka näeb. Kiil ei olnud õige vastus. Nüüd on siis mängust väljast K-tähtedega algavad. Kiil, kaljukits, kaamel ja kobras. Ükstapuha mis muu neid tähti kasutades, kui leiad üles mingi loomariigi esindaja. 300 eurot on seal endiselt vilgub sinu päralt. Seal ta on. Nädalavahetus hakkab kohe peatselt jõuab kätte, aga kellegil on tööots pooleli veel. See tööots on selline, mis algab K-tähega. Tähed on sul peidus seal ekraanil. Saa need tähed õigesse järjestikku ja siis ongi. Enne imet toimub ja leidubki see õige loomariigi esindaja. Jooge vett ja mõelge vastusele, aga mäleta, kes tõepoolest K-tähega algavad on kaljukits, kiil, kaamel ja kobras, mis siis olid tõepoolest valed vastused, aga õige vastus, see on endiselt peidus. Seal. Nendest tähtedest peidab ennast. Ja 300 eurot, see vilgub siiamaani. Keda ta küll ootab? Sind, kui sul on mingi vastus K-tähega algav, mis ei ole kiil, kaljukits, kaamel ega kobras, siis mingi vastus on õige vastus ja see on seal. Silmees tasub ta öelda siia liinipidi otse-eetrisse, kuna õige vastus on väärt 300 eurot. Raha tahan lennutada sinu poole seda. Ütle aga mulle õige vastus. K-tähega algav loomariigi esindaja. Ja täna oleme pakkunud kenasti erinevaid kaljukits ja kiil, need ei meenuta mingil moelgi teineteist, ega kaamel ega kobras ka mitte. Ja need on ainukesed vastused, mis siis vähemalt teame, et K-tähega nad algavad, aga kindlasti ei ole need täna õiged vastused. Need ei ole ümbrikus peidus. Õige vastus ümbrik, siin ta on. Tahaks lahti mudida selle, tahaks mudida lahti ja öelda seal, mis seal on. Aga ütle parem sina, kasutades neid tähti siis siia liinipidi võidustuudiosse minule ette ja mina premeerin sind 300 euroga. Ole sina see, kes esimesena pakub õige vastuse siia otse-eetrisse. Ja kui leiad enamgi kui ühe looma, siis kirjuta teine ka juba endale üles ja kõigepealt ütle alati üks, siis ühe kõne jooksul ainult üks. Ja kui see ei lähe täppi, jõuad veel teise korra ka helistada 9001020 ja öelda selle teise looma. Mingi loomariigi esindaja, mis on siis selle võrra teada, et K-tähega algab. Kui mitu tähti on, seda me ei tea. Seda me ei tea ka mina, aga teie töö on ära arvata. Tähed on silmees. Valed vastused on tahvlil ja kiil, kaljukits, kaamel, kobras. Need on mängust väljas. Need osutusid valedeks vastusteks, aga õige vastus on siiamaani sinu silmees. Seal nendes lahtrites, valgetes tähtedes, oranžikas, kollakates, lahtrites. Seal nad peidavad ennast. Tähed, millest saab kokku mingi loomariigi esindaja. See loomariigi esindaja on siis siin õige vastus ümbrikus peidus. Ja see on sinu töö ette öelda. Tee oma nädalavahetus kenaks. Meelde jäävaks vähemalt, kui võitsid endale 300 eurot. Suure tööga. Tööots on siin. Töömaa on siin. See on sinu töömaa. Ja minu töömaa on lehvitada kohe peatselt sellega sinu poole siit. Saata 300 eurot sinu poole teele. Mis küll on see loomariigi esindaja? Mis küll on väärt 300 eurot? 9001020 on stuudioliini number ja kõik täisealised olete oodatud. Ainult täisealised. Premeeringud käime ka välja ainult täisealistele. Ja tänapäeval võite võita kas või sama saate jooksul ka korduvalt. Arvaga ära, mis on see loomariigi esindaja, mis on seal peidus? Tahan lahti teha. Tähtis number, pane see endale mällu. 9001020.
siis on kohe kiirelt käepärast võtta, kui oled leidnud vastusega üles. Ma loodan, et sinu kuningasilmad leiavad üles sealt mingi K-tähega algava loomariigi esindaja, mis ei ole kindla peale kaamel, kobras, kiil ega kaljukits. Mingi muu K-tähega algab. Kindla peale on veel peidus seal. Hallo, ilusat nädalavahetuse algust teile sinna. Tere. Äkki on see kaselott? Vabandust, korrake palun. Kaselott. Kaselott, see... on Aafrikast, et jõri. Kaselott, kontrollime üle, kas on kaselott. Kontrollime K-tähega algab, tublisti pakutud. Ei olnud kahjus kaselott. Aga mu marker oli peidus. Kaselott kirjutame ülesse. Hea pakkumine, aitäh selle eest. 300 eurot siiamaani vilgub ja mida rohkem vastuseid jõuab tahvlile, seda kergemaks läheb sinu töö. Üks samm lähemal oled järjekordselt enda võidule. Sooviksin auhinnafondi rohkem raha juurde, 330 eurot näiteks. Ja produktsioon lubas mulle mingit abi. Mis? Kuna produktsioon tahab ka, et ma saan lennutada 330 eurot sinu poole ja selle puhul annavad meile abi. Ja see abi on huvitav, mis? Siia jõudis abi. 4 tähte on kokku siis selles õiges vastuses. Me ju teadsime, et K-tähega ta algab. Nii ongi. K-täht ja 3 lühikut. Mis on need tähed, mis saaksid sina võluda sinna lühikut tasemele? Need tähed on siis ainult neid tähti kasutades tohid seda teha. Nii et tiri sealt poolt välja 3 tähte. Paigalda siia. Siia tasub paigaldada 3 tähte siit. Võid ka korduvalt kasutada neid tähti, aga peaasi, et see õige vastus, mis on ümbrikus olemas, see on ainult neid tähti kasutades. 330 eurot, seal ta on, tee enda nädalavahetus lustakaks, rõõsaks ja roosaks. 333 minšas ja 330 euro võrra rikkamaks. Aga mis on see loomariigi esindaja, mis algab K-tähega? Kokku on 4 tähte. Kiil sobib siia, aga ei ole. Nii et kiil on ainukene, mis on jõudnud stuudioeetrisse siia, võidustuudiosse, siis täna vastuseks, mis sobiks siia, aga ei ole kiil. Kiili eest raha välja käi, ükstapuha mis muu 4-täheline K-tähega algav loomariigi esindaja. Täiesti võimalik, et see on just see õige vastus. Esimene täht on ette reedetud, K-täht. Huvitav, kes selle ära lahendab, kes võtab sealt õiged tähed kasutusele ja 330 eurot endale koju kaasa viib. Kiil, see ei ole. Ükstapuha mis muu loomariigi esindaja 4-täheline, kui leiad üles, siis tasub kindlasti kiirelt helistada kohe siia stuudioliinile 9001020, kuna ainult esimesele käi raha välja. 330 eurot on sinna juba laekunud ja mõtle, kas soovid saada selle omanikuks. Kui vastus on jah, siis 9001020 tasub kiirelt välja valida. Iga vale vastus on üks samm lähemale sinu võidule ja valed vastused on kõik tahvlil juba. Nendest muidugi ainuke kiil. Ainuksena, mida? Kiil on ainuke vale vastus, mis on tõestatud. Nii. Kes küll ütleks mulle, kes saab 330 euro võrra rikkamaks? Mis toimub minu kätega? Täpilised on. 330 eurot aga vilgub endiselt seal. See tähendab seda, et sinul on töö endiselt pooleli, kallis televaataja. Sa ei ole veel leidnud neid õigeid tähti sealt. 3 tükki. Tiri välja. Paigalda siia ja helista 9001020. Kui sul on vanust 18 aasta võrra ja soovid otse eetrisse on õige vastusega jõuda, siis tasub kärmelt tegutseda, kuna õige vastus on väärt 330 eurot. Sooviks juba õnne soovida selle puhul sinule, kellel on õige vastus olemas. Selle nädala viimane saade, selle nädala viimane võimalus võidustuudioga võita. Tõepoolest, see on viimane võimalus. Terve nädal saab läbi. Töönädal vähemalt. Teie nautige siis nädalavahetust, vaadake TV3 ja TV6 ikka ka, aga enne seda kõigepealt lahendame selle ülesande ära. 330 eurot, kelle omaks see saab? 4 tähte on kokku. K-täht on esimene. 3 tähte ainult on veel tarvis. Ainult 3 tähte veel nõuame. Peale selle, et sinult muidugi 18 aasta võrra vanust ka.
tasub kas või korduvalt välja valida, kas või korduvalt pakkuda, kas või korduvalt võita sama saate jooksul, aga peaasi, et saab ülesanne lahendatud ja 330 eurot välja lennutatud. Ja pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga. 2 eurot ja 50 senti on iga registreeritud kõne siia poole. Ja keegi valitakse siis kõikide registreeritud kõnede seast. Ja päris mitu inimest on juba valitudki ja päris mitu vastust on jõudnudki stuudioeetrisse. Selle võrra me nüüd teame, et nendest vastuste variantidest ainult Kiil on, mis sobiks siia lahtrisse, aga selle võrra me teame ka, et see osutus valeks vastuseks ja selle puhul siis raha välja ei saa jagada, aga mingi muu K-tähega algav 4-täheline peidab ennast veel seal ümbrikus. Ümbrikus on peidus K-tähega algav 4-täheline loomariigi esindaja. Kasuta ainult neid tähti. Peaasid saad esimesena siia stuudioliinile võidustuudiosse otse-eetrisse koos oma õige vastusega 330 eurot. Selle puhul kohe siis lehvitan. Soovin õnnega. Hallo, ilusat reedest päeva teile. Kes olete teie? Mis on teie pakkumine? Tervist, helistan Tallinnast, pakuks koer. Koer pakutakse välja, K-tähega ta algab, kenasti pakutud, aitäh. Truusõber koer, kas on täna truusõber koer ümbrikust? 4-täheline ta on vähemalt. Ei olnud kahjuks koer, aga vähemalt on ta hea loom. Selle võrra me teame kindlasti. Aitäh hea pakkumisest, pakkuge ka uuesti. Koer ta ei olnud. Nii, Kiil ja koer. Mul on selline tunne küll, et järgmine kõne võib olla just võidukõne. 350 eurot selle puhul käime välja. 350 eurot sooviks välja jagada. Selle võrra sai võlutud sinna. Produktsioon oli järjekordselt helde käega. Nüüd on aga sinu kord öelda mulle, mis on see 4-täheline loomariigi esindaja, mis siiamaani on üles leidmata sul sealt neid tähti kasutades. Kiil ta ei ole, ega koer ka mitte. Mingi muu loomariigi esindaja K-tähega. Küll, aga seal on peidus kindlasti. Kindla peale on seal vähemalt üks veel peidus. Nii et 3 tähte ainult ongi tarvis siis veel kasutusele võtta. Kas või korduvalt võid kasutada neid tähti, aga peasit on mingi vastus. Ja see mingi vastus, kui sa arvad, et see ei lähe täppi, kust sina tead? Võib-olla lähebki täppi ja see on just see, mis on õige vastus ümbrikus olemas, siis tõepoolest 350 eurot on suurim rõõm, saaksin välja lennutada siit sinu poole teele. Selle auhinnafondi, mis on sinna laekunud. 350 eurot. Motiveerigu teid see siin, seal. Mingit pidi. Nädal saab läbi, kallid televaatajad. Loodame, et kõik puhkame ennast kenasti siis välja ja esmaspäeval mängime järjekordselt. Aga nüüd on selle saate viimane võimalus sul võita 350 eurot, kuna see on võidustuudio viimane saade. Terve nädala viimane saade. 9.00, 10.20. See ei ole muutunud kuskile, endiselt sama number. Aga vastus. Seda on tarvis. Peale selle, et sinult nõuame 18 aasta võrra vähemalt panust, on ka vastust tarvis. Siis on asi kindel, et premeerin sind 350 euroga, kui oled sina see, kes vastad esimesena selle õige vastuse siia stuudioliinile. Kes ütleb ette? Mis on see vastus? K-tähega algav 4-täheline loomariigi esindaja. Neid tähti kasutades võimalus üles leida. Täiesti võimalik kohe peatselt premeerida sind, aga anna mulle õige vastus siia stuudioliinile, palun. Paku ette, paku julgelt siia midagi. Ütle aga. 350 eurot. Siia peaks sobima siis see õige vastus. Tähed on siin. Valed vastused on koer ja Kiil siin, mis sobiks siia. Need osutusid valedeks vastusteks, nii et mingi muu peale Kiili ja koera. Tahan raha välja jagada, aga mul on tarvis vastust enne, kui saame nädalavahetust veetma minna. 350 eurot pilgub seal. Päike kadus ka kuskil ära. Aga sinu rahakoti vahel sillerdab küll peatselt päike, kui ütled mulle õige vastuse, kuna 350 eurot priskendaks sinu rahakoti vahelt hea meelega ja mina lennutaks selle koos kevadise ilmaga väga hea meelega sinu poole teele. Ütle aga vastus mulle. Ja kui mina küsin, et kust oled sina pärit või kes olete teie, siis ei pea vastama. Peate vastama ainult õige vastuse otse-eetris. See asi on ainuke kindel, mida peate otse-eetris liini peal ütlema, aga siis ülejäänud võib produktsioon üle küsida teilt.
vabatahtlik on öelda, kas olete, kust olete pärit ja kes olete siis. Aga seda küll, et 350 €, see nõuab küll õiget vastust. Ainult 3 tähte on siis tarvis sinul üles leida, kuna siia K-täht on esimene. Huvitav, millised on need 3 tähte, mida võtad sina kasutusele sealt? Võta, mis tahad, aga peaasi, et vastuse ütled mulle siia liinile. 350 € sealt on. Kohe peatselt käin välja sellele, kes ütleb õige vastuse. Ainsuses ainult ühte vastust on tarvis ja ainult 3 tähte ongi puudu. Kas motiveerib sind see? 350 €. Töömaa on siin, see on kallitele, vaatad teie töömaa siin. Need valged tähed oranžikas kollasel taustal. 3 tähte. Võlu sealt siia keset ekraani need, kui saabki vastus valmis võlutud ja selle osutub õigeks vastuseks. Läheb täppi siis, mis on seal õige vastus ümbrikus olemas. Siis me teame, mis toimuma saab. 350 € saab sinu omaks siis. See on kindel. Kui oled esimene, kes pakub siia liinipidi selle õige vastuse. K-tähega algava 4-tähelise loomariigi esindaja. Kohe peatselt produktsiooni juba kartes, et mina nutan, aga ei, mul on lihtsalt mingit jahu silmas. Aga häda pole küll, häda on küll, aga peatselt käes, kuna saateaega pole pikalt järgi ja vastus on saamata. Ärme nuta, vaid kohe peatselt hõiskame ja naerame 300 € nimel. Hallo, tere päevast, kes olete teie, mis on teie pakkumine? Tervist, pakuks kass. Kass, ilus, hea loom, kass, tähtis tegelane, 4 tähte K-tähega. Ootame, kass, kus on? Ei olnud kahjuks ei olnud kass, aga kirjutame kass ülesse. Minu lemmikloom, alati meeldib, kui see jõuab siia eetrisse. Minu lemmikloom, mida ma ei osanud kirjutadagi, koss, ma ei ole sellist looma kuulnud varasemalt, aga nüüd on koss ka olemas. Kas keegi saab aru, mis siin on kirjas? Mina tean küll, et siin on kass, teate, ma kirjutan uuesti. Kass, koer, kiil, nad on nüüd siin üksteise järgi siis kenasti kirjas ja me teame, et oi, miks mina kirjutada ei oska oma isegi lemmiklooma? Oi. 3 tähte on meil tarvis. Kasutage neid tähti. Kasutage, kallid televaatajad, neid tähti. €350. Kelle omaks saab? Kelle omaks saab? Õige vastus ümbrik siiamaani kinni. 350 € võlub, hüpnotiseerib sind kindlasti, aga ütle mulle õige vastus. Siis teeme ümbriku lahti ja käime sulle välja. 350 €. €350, seda ma tean küll, et see on kena summa ja see on kohe peatselt kellegi oma, kuna saateaeg hakkab vaikselt läbi ka saama. Viimased hetked terve nädala jooksul siis, viimased hetked on võidustuudioga kaasa elada ja kaasa mängida sinul seal. Mina loodan küll, et sa võtad ühendust ja ütled õige vastuse, kui sul on 350 € tarvis ja mingi vastus K-tähega algav, mingi loomariigi esindaja, mis sobib siia. Neid tähti kasutades, kass ta ei ole, koer ta ei ole, ega kiil ka mitte, mingi muu loomariigi esindaja. Kallid televaatajad. Vaadake, mis toimub. Mina sain põhjuse punase markeri kätte võtta ja kirjutada siia ühe tähe. Vaadake, kallid televaatajad, kirjutan siia ühe tähe. Ja selline on see täht.
nii et K-tähega ta algab, U-täht on teine ja veel 2 tähte on tarvis. Nii, nüüd on siis tõepoolest. Öelge mulle, kallid televaatajad, mis 2 ülejäänud tähte kasutusele võttes leiad sina mingi loomariigi esindaja, mis sobiks siia? Ükstapuha siia või siia, sama asi. Mis on see 4-täheline loomariigi esindaja? K-täht on esimene, U-täht on teine ja ülejäänud tähed 2 tükki siis. 2 võrra on tarvis veel siit välja tassida ja paigaldada siia. 2 tähte, võid ka korduvalt kasutada neid tähti. Ükstapuha mis tähti, kõiki võib korduvalt kasutada, aga peasid selle võrra... Ei, kass ja koer ja kiil, need enam ei sobigi siia. Nii, ma ei pea neid enam kordama, kuna need ei sobi. Tahvlil ei ole siis ühtegi vastust sellist, mis sobiks siia lahtrisse. Nii et kõik loomariigi esindajad, mis on võimalik neid tähti kasutades paigaldada siia. K-täht on esimene, U-täht on teine ja ainult 2 tähte ongi puudu. Valikuvariante võib-olla on enamgi kui 1, ei oska öelda. See on sinu töö mulle ette öelda. 9.00.10.20 tasub välja valida kohe, kui tuleb mingi loomariigi esindaja meelde, kuna kellaaeg tiksub püüdes juba õhtut kinni ja lausa nädalavahetust. Tõepoolest viimane saade. Mina paistan küll selline välja, et vajan natuke und ja ongi nädalavahetus kohe käes. Saame kõik ennast välja magada ja uus nädal. Kellegi uus nädal on 350 euro võrra rikkam siis. Kes see küll on, ole see sina. Kui on mingi vastus teada, mis sobiks siia lahtrisse, K-tähega algav, U-täht teine ja ainult 2 tähte on veel tarvis siit välja tassida. Julgelt tasub välja pakkuda. Tasub kas või korduvalt välja valida 9.00.10.20, aga peasid see sobiks siia lahtrisse, K-tähega algav, U-täht teine. Mis küll on see loomariigi esindaja? Mis on peidus seal? Siin ümbrikus. Kohe peatselt lehvitan ümbrikuga ja lennutan sinu poole koos linnu tiivatuulega. 350 eurot lendusid võidustuudiost, aga vastu tasuks. Tahaksin seda ikka vastust ka. Mis sobiks siia? Mis sobiks siia mingi loomariigi esindaja? K-täht esimene, U-täht teine. Ja tõepoolest tahvlit ei ole tarvis otseselt jälgida, kuna seal ei ole sellised vastuse variante, mis siia sobiksid. Kuna nüüd reedeti ka teine täht ette, tõepoolest U-täht on teine, U. 350 eurot vilgub, see summa otsib kodu, 350 eurot. Võta ka telefon kätte, vali välja 9.00.10.20. Kui sul on 18 aasta võrra vanust ja mingi vastus leitud seal neid tähti kasutades, mis sobiks siia, siis vali välja kas või korduvalt 9.00.10.20. 350 eurot ootab sind koos oma õige vastusega. Pidage aga meeles, et tegu on tasulise numbriga 2 eurot ja 50 senti maksab iga registreeritud kõne siia poole. 350 eurot aga ilma mingi komata. Ühtegi koma ei ole seal, täiesti komavaba. 350 eurot vilgub seal endiselt, ootab sind. Ütle mulle, viimased hetked on mängida seda võidustuudiot see nädal. 350 eurot tahan lennutada, soovin lennutada, aga anna selle jaoks mulle põhjust ümbrik avada. Selle nimel saan siis selle summa välja jagada, sinu poole teele saata. Mis on seal ümbrikus peidus? Mingi loomariigi esindaja. K-täht on esimene, U-täht on teine ja ülejäänud 2 tähte on veel peidus. Vastus on silmees. 2 tähte, ainult 2 tähte. Huvitav, mis võiks olla need tähed, mida sina võtaksid sealt kasutusele? Vilgub endiselt teine seal, 350 eurot. Huvitav, miks ta vilgub? Kuna keegi pole jõudnud oma õige vastusega siia stuudioliinile selle pärast. Ütle ka sina julgelt oma vastus siia, kui sul on teada mingi vastus, mis sobiks siia. K-tähega algav, U-täht on teine. Ainult vastusest ei piisa. Tasub välja pakkuda see meie otse-eetrisse siia võidustuudioliinile 9.00.10.20. Kes on meie selle nädala 350 euro võitja? Mina tahaks juba ümbrikut lahti kiskuda, aga veel ei saa. Tahan vastust ka. Seda ma ootan siia liinile 9.00.10.20. No mina otsisin oma veekruusi taga, näed, selja taga hoopiski oli.
350 eurot, seal ta on endiselt. Ja endiselt on ka telefoninumber 9001020. Kes alustab, kes sammub oma nädalavahetusse 350 euro võrra rikkamana? Ole see sina. Võta sammud ka siis telefoniga siia stuudioliinile 9001020. Valides välja 9001020, see on sinu võimalus teenida endale 350 eurot lausa ühe kõnega. Võib ka nii hästi minna. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Mina ikka loodan, et see on keegi, kellel on vastus teada. Simpson see vastus täna ei ole, see asi on kindel. See selgus saate keskpaiku või oli alguse poole, see oli tore. Tore tegelikult, tore pakkumine, jäi vähemalt meelde. Nii jäid ka kõik ülejäänud, aga seda ma tean ka, et nii jääb. See järgmine õige vastus jääb kõige paremini meelde, kuna raha välja jagamine on kõige parem asi. Siis 350 eurot. Kes pakub välja õige vastuse? Ole see sina, kes jõuad siia stuudioliinile koos oma õige vastusega. 2 tähte on ainult puudu. Ainult 2 tähte siia veel paiguldada tarvis. Hallo, ilusat reedest päeva. Kes olete teie? Ma olen Onar. Onar, ja mis on teie vastus? Mis võiks olla ümbrikus peidus? Kurg. Kurg pakutakse välja, sobiks küll siia, kontrollime üle, kas on kurg. Ei lennanud kurg siia, kahju, aga peaaegu täppi läks, kirjutama ka üles kurg. Kurg, väga hea pakkumine, hästi mängitud. Nüüd ei olnud kurg, aga mingi muu. See tähendab seda, kallist televaata, et sina oled ühe sammu lähemal jälle oma võidule. 350 eurot või kui pakkusid alles, kes olid sina, Olari just helistasid, sina võid ka uuesti pakkuda. Kuna 400 eurot saab laekuma auhinnafondi, 400 eurot on sinu päralt. 400 eurot. Reedese päeva puhul 400 eurot, see on sinu oma. 9001020, vali kiirelt välja, kui leiad mingi muu. Ise kui oled täna korduvalt pakkunud, võid ka korduvalt pakkuda ja korduvalt kas või võita, aga peasid saan võidu välja jagada. Anname teile veel abi, kallid televaatajad. Anname. Nii, produktsioon reitis ette selle võrra, et see vastus, mis on seal ümbrikus peidus, see on seoses hommikutega. Mingil moel on see loomariigi esindaja seoses siis hommiku äratustega. Huvitav, mis küll on seal peidus, K-tähega algav, U-täht on teine ja 2 tähte on veel puudu. Neid tähti kasutades leidub see vastus. Kui sina ärkad tavaliselt hommikul vara, siis sina tead seda loomariigi esindajat võib-olla natuke paremini kui teised. Huvitav, mis see küll on? Nüüd tasub pakkuda, kui tead, millega on tegu. Kindlasti oled kuulnud hommikuti varajased inimesed, kes ärkavad varajaselt, need teavad. Teie teate kohe kindlasti, võib-olla ka täna hommikul kuulnud. Nii, nüüd on asi nii lihtsaks tehtud. Esimene hääl pidevalt hommikuti, kui ärkad liiga vara ülesse, mis liiga vara õigel ajal, siis 400 eurot on see loomariigi esindaja hõiskamas ka homme hommikul võib-olla sulle meeldetuletuseks, et palju õnne kuule. Võitsid eile ju 400 eurot. Nii, aga esmalt on tarvis kõne siia poole saada liinile oma õige vastusega jõuda. 9001020 tasub kohe välja valida, kui tuleb see loomariigi esindaja meelde, mis on seoses mingil moel meie hommiku mis on see varajane sõna, mis meeles ei seisa? Kes on varajane ärkaja, siis see teab. Sina tead kindlasti seda looma paremini. Oi, nädalavahetust ootan. Ma homme küll ei taha ärgata selle looma riigi esindaja peale. Ma tahan magada pikalt ja ma loodan ka, teie saate magada pikalt. Aga nüüd ei ole aega pikalt magada. Nüüd on tarvis välja valida 9001020. Kuna saateaeg saab läbi ja loomariigi esindaja, see hommikune, ma ei saa ju rohkemat öelda. Igatahes hommikutega on ta seoses vähemalt. Vastus on peaaegu silm ees. Tegelikult ongi, kuna ainult 2 tähte tassid meie võitja veel sealt välja ja paigaldab siia. Ja siis muidugi toksib ka telefoni valmis 9001020. Siis peale seda ütle mulle, kallis televaataja, otse eetrisse siia oma õige vastus. Ja mina premeerin sind 400 euroga, kui oled esimene, kes jõuab liinile koos oma õige vastusega. See on meie kokkulepe.
Ole aga kallistele vaatajaga siis 18 aasta võrra vähemalt noor või vana. See on reegel number 1. Nõuame ainult täisealisust ja pida peaga meeles, et tegu on tasulise numbriga. Oi, 400 eurot vilgub seal, mulle meeldib. Kohe meeldib veel rohkem kellegile see päev, kes saab selle enda omaks päris. Tööots siiamaani pooleli, töömaa on endiselt siin ja 2 tähte. Tiri välja, paigalda siia. Ütle, mis on see 400 eurot väärt. Ümbrikus olev vastus. Mingi loomariigi esindaja, mis on peaaegu silmees. K-täht esimene, U-täht teine ja mis on need 2 ülejäänud tähte, mis tarvis kasutusele võtta. Võid ka korduvalt kasutada neid tähti nagu alati. 400 eurot on kohe peatselt lendu tõusmas siit stuudiost. Kelle päeva nädalavahetuse teeme meelde jäävaks. €400 sealda vilgub meelde tuletuseks, et saate aega ka kohe peatselt läbi saama. Selle nädala viimane saade Võidustuudiot ja siis tasub ka tegutseda. Kui on kindel, et saak saab sinu omaks, siis ole veel kindlam. Veel kindlam saab olla, kui valid välja 9001020. Kas või korduvalt, siis on paremad võimalused liinile saada. Pidage aga meeles, et tegu on tasulise numbriga. 2,50 € maksab iga registreeritud kõne siia poole. 2 tähte, kui tirid õige koha peale siia, oled esimene, kes pakub liini pidi ette. Käi välja 400 eurot sinule. Tahaks ta välja lennutada sinu poole teele saata, aga vastutasuks oleks tarvis ühte loomariigi esindajat, mis sobib siia. Tähed on siin. Telefoninumber on siin. Ümbrik on siiamaani suletud. Anna põhjust see mul avada. Tahan seda lahti teha sinu öeldud vastusega. 400 eurot. On väärt see vastus. Kohe peatselt saab saatajaga läbi. Kohe peatselt saab saatajaga läbi. Põnevaks läheb asi. On tarvis lahti teha ümbrik. Kes ütleb mulle selle vastuse? Kes ütleb selle vastuse? Kes ütleb endale kohe peatselt? Oi, ma tegin maailma parima töö ära ja teenisin endale ühe kõnega 400 eurot. Saan alustada kergema sammuga siis nädalavahetusse. Ole see sina. Mina läheks selle rahaga kohe mašöörile. Vähemalt osa raha kasutaks. Aga pidage meeles, et tänase raha kohale ei jõua ega nädalavahetusel veel mitte. Tuleb nagu palk tagant järgi. Ka nendest on meie veebilehel www.voidustuudio.ee. Kõikidest kõigesti kenasti lahti seletatud. Aga raha tuleb kindlasti tagant järgi. Saad kevadel sellega midagi veel peale ka hakata. Viimane võimalus jõuab kallitele vaata, et nüüd stuudiosse, nüüd on see aeg, kui on tarvis võitja saada siia koos oma õige vastusega. Nüüd kui pakub 400 eurot sulle huvi ja sul on 18 aasta võrra vähemalt noorust või vanus, siis võta ka telefon välja ja vali välja 9001020 kas või korduvalt, aga peaasi, et saad liinile esimesena öeldud ette mulle siia Võidustuudiosse selle õige vastuse, mis on ümbrikus peidus. Mingi loomariigi esindaja, mis on peaaegu ette näidatud, pool sellest on tahvlile või tähendab ekraanile jõudnud. Viimane pakkumine. Ühe tähe reedame veel ette. Okei, teeme niimoodi, et produktsioon reedab ette kuhu see, mis täht ja kuhu. Palume produktsioon. Oi, leidiski koha siis K-täht siia. Nii, 1 täht on veel puudu. 1 ainuke täht on veel puudu. Kuna raha tahame välja jagada ja 400 eurot on laekunud sinna, see on viimane võimalus. Saade saab läbi ja meil on tarvis võitja, kallistele vaataja, saada sind siia liini pidi. Pakkuda sinule see summa 400 eurot, paku sul sina minule 1 ainuke täht praktiliselt. Praktiliselt ongi ju nii, et ainult 1 tähe tassid sealt, sina sealt siia niimoodi ja ütled, mis saab siit kokku loetud. Siis loe ka soravalt, kallistele vaataja, see mulle siia otse eetrisse ja mina saadan välja sinu poole 400 eurot nädalavahetuseni puhul. Koos päiksega, see sai jälle välja võlutud ka. See ei olnud minu teema, see oli ilmataat, mis seda tegi, aga minu töö oleks lennutada sinu poole 400 eurot kohe peatselt, kui lahendad sina selle ülesandera. 1 täht. Mis on see täht, mis tirid sina sealt välja ja paigaldad siia? Korduvalt võib ka kasutada tähti ja mingi loomariigi esindaja on siis ümbrikus veel peidus. Kella, kui vaatan, see on püüdnud peaaegu õhtu kinni.
nüüd on siis aeg tegutseda. Nüüd kohe peatselt soovin teile ilusat maailma parimat nädalavahetust, kevadist sellist, aga kellegile 400 euro võrra rikkamat sellist. Ole see sina. Esmaspäeval mängime siis jälle 9-10, olge siis ka platsis TV3-ga. Nüüd aga viimane saade võidustuudiot see nädal. TV6 võidustuudio, mina Kadi. Soovime 400 euro omanikku siia võidustuudio otse-eetri liinile. Kes pakub välja, mis on see loomariigi esindaja? Neid tähti kasutades, mis saab siia. 9-0-0-10-20. Kohe peatselt saan lehvitada selle summaga, lennutada sinu poole teele. Saataeg saab läbi. Nüüd tasub olla aktiivne, kellele pakub see kena summa huvi. Mulle pakuks küll, aga sama suure hea rõõmuga siis lennutan ka sinu poole seda teele. Ja kust oled pärit, kes oled sina, ütlema ei pea. Ainult õige vastuse. See on kindel, seda me nõuame lause. 2 asja nõuame. Vanust 18 aasta võrra ja õiget vastust. Siis on premeering kindel, et saab sinu omaks. Kui oled esimene, kes jõuab stuudioliinile koos selle õige vastusega. Mina olen juba nii rahutu ja ärevil siin, mina tahan juba premeerida sind. 400 euroga. 400 eurot saab kohe peatselt kellegi omaks. Ole see sina, kes teenib selle endale 400 eurot. Minut aega leidis aset siia, minutil on kell, läks käima, 59 sekundit on kellas aega selle aja sees. Kallis televaataja, võta telefon välja, vali välja 9-0-0-10-20, kuna 400 eurot on loosis ja ainult üks täht on puudu. Mis on see täht, mis tasub siia paigaldada ja sealt välja tirida? Siit võta üks mingi täht, võid ka korduvalt kasutada, mis on juba olnud. Paigalda siia. Siis vali välja 9-0-0-10-20. Ütle stuudioliinile palun mulle, mis on see õige vastus. Siis saan sinu poole raha välja lennutada 400 euro võrra, kui 40 sekundi jooksul valid välja 9-0-0-10-20. Kas või korduvalt võid helistada, korduvalt võid pakkuda. Peasid saab lahendatud see ülesanne ja 400 eurot kellegi poole, sinu poole lennutatud 30 sekundit ehk täpselt pool minutit on aega. Nüüd tasub tegutseda, nüüd tasub vaadata, et akut on ka telefonis, et ei katke selle puhul vähemalt kõne. 23 sekundit on kellas aega, nüüd läheb asi põnevaks. Põnevaks läks juba asi, 9-0-0-10-20 on endiselt veel vaba, helista. Kui liinile saad koos õige vastusega, on see nimelt väärt 400 eurot. 15 sekundit, selle võrra on kellas aega ja asi läheb väga põnevaks. Ainult üks täht on tarvis paigaldada siia. Kuhu leiab see aset? Mis täht? Ütle sina mulle see palun. 7 sekundi jooksul tasub välja valida 9-0-0-10-20 ja öelda oma 400 eurot väärt vastus. Mis on see siin? Ekraanil peaaegu kell läks nulli. Sellest pole midagi. Nii kaua, kui pole helisenud stuudioliini kell, nii kaua on ka sinul võimalus võita 9-0-0-10-20 liinil endale see 400 eurot. Võtame ümbriku juba kätte, kuna saateaeg hakkab läbi saama. Nüüd on ümbrik minu käes. Tähendab see ju seda, et kohe peatselt teen selle lahti, aga nüüd on tarvis seda vastust. Nüüd on tarvis vastus jõuda siia kohe peatselt. Saateaeg saab läbi. Sekundi kellaga jooksevad, aga nii kaua, kui pole keel helisenud siin stuudios, nii kaua on sinul aeg välja valida veel 9-0-0-10-20. Öelda oma pakkumine. Mis on see õige vastus ümbrikus olemas? Võite ka korduvalt helistada, korduvalt pakkuda, kas või korduvalt võita sama saate jooksul, aga peasid saame raha välja lennutada. See on mu suurim soov. 400 eurot lennutada kuskile kellegi poole teele. Siin ta on, sinu 400 eurot. Ütle ka mulle vastu, tasuks mingi õige vastus. Mis on see 400 eurot väärt vastus? K-tähega algab, U-täht on teine, viimane täht on K ja üks ainuke täht. Ütle siis vastus, ära ütle seda tähte, vaid ütle mulle vastus. Ma saan ümbriku lahti teha ja siis vaatame, kas jääb aega edasi ka lobiseda. Hallo, mis on meie õige vastus täna? Hallo, kas te kuulete mind? Ja kuulen. Vastus, mis on? Kukk. Kukk on õige vastus, kontrollime üle, kas on. Kukk on õige vastus, kukk on tõepoolest õige vastus. Palju õnne, kes olete teie ja kust olete pärit? Ma elan linnuvabrikut Lool. No, vabrikusse sinna siis. Ilusat nädalavahetust. Linnuvabrikusse. Palju õnne. Näeme esmaspäeva hommikul jälle 9-10 TV3-ga. Tšau, ilusat nädalavahetust, kallid televaatajad. Tšau.